Oleme täna siin ühes aias, mille omanik saatis tegelikult Maalehe toimetusse pildi ja oli mures oma elupuude pärast. Talle sai antud küll nüüd abijuhendid, aga tulime täna vaatama, kuidas see asi on toiminud. Siin on nüüd päris hästi näha tegelikult, milline on siis elupuul see loomulik pruuniks okste minemine, et mis siis nüüd varisevad looduslikult valguse puudusel, või siis on haigusega tegemist, sest siin on veel näha ka neid haigusjäänuseid. Et mida nüüd teha, kui nüüd elupuu on niimoodi pruuniks läinud, on kindlasti see, panna kas kindad kätte või paljakäsi okaspuu seest ilusasti ära puhastada sellest pruunist okkast ja okstest, mille kohta öeldakse, on termin olema varis. Ja see oleks soovitav nüüd tegelikult kokku korjata ja ära põletada, et mitte panna komposti hulka. Ja kui nüüd tegu on haigusega, siis võiks ka pritsida ja niisugune hilissügisene aeg on tegelikult kõige parem seda teha. Ja siis on just nüüd need eosed ja padjandid kõik lahti läinud ja need eosed ei ole veel jõudnud nagu taime päris nakatada, aga nad on seal kõik ootevalmis, et kui ilmad lähevad uuesti jälle mõnusasti nende jaoks soojaks, et siis edasi paljunema hakata ja tegutsema. Et selle tõttu, kui nüüd pritsida, siis tulekski tegelikult taimed puhastada, taimed korralikult pritsida ja pritsida tuleks ka tegelikult taimetalune mullapind, et vältida seda, et seal nüüd eosed nüüd, kes on talvitunud, järgmine kevad taimi nakatakse. Kui nüüd siin nüüd lahti tõmmata see puu, et siis on näha sellised ilusad kollased oksad. Et need tulevad päris kergesti ära ja kui nüüd vaadata neid ühelt või teiselt poolt ilus puhas kollane, et see on siis nüüd see nõnda looduslik vananemine, need oksakesed lähevad pruuniks ja kukuvad maha või siis need tuleks siis põõsast kohe välja nappida. Et kuidas nüüd aru saada, et tegu on ka niisuguse normaalse pruuniks minekuga, on ka see, et seesama oksa pikkus siin näitab ära, et tegelikult on ta ju päris pikalt uhkesti roheline ja kollaseks on muutunud ainult tõesti see sisemine pool, kuhu valgust ei jõua. Samas siin kõrval on nüüd ilusasti või inetult näha, tegelikult ütleme, et need on päris head näidised, kus tõesti nii hokka peal kui alumisel küljel on niisugused eose padjandid, mis on siis nüüd lahti minemas või lahti läinud ja kus siis need eosed nüüd väljuvad ja levitavad seda haigust edasi. Siin on nüüd täiesti võrreldav, üks on korralikult ilus puhas kollane, teisel on niisugused tähmikesed pealt, et kui nüüd lähemalt vaadata, siis on tõesti näha, et selle soomuse pind on lõhenenud ja siit on nagu niisugust musta eose massi välja tulnud. Et mida siis nüüd teha, niisugune loodusliku kollasemise puhul, võib profülaktikaks taime pritsida mõne fungitsiidiga, aga kui tõesti on siin haigus on väga nähtav, et siis tuleks nüüd kindlasti võtta appi fungitsiid. Et on müügil tegelikult erinevaid, millest võib abi olla, kuid tundub, et praegu on lihtsalt üks tõhusemaid mürke, mis on Aliette, nagu võluväel, taskust ta välja, et ta näeb välja siis niisugune sinises pakis, peal on kirjutatud Substral Aliette. Teda müügil, see on nüüd 45 grammine pakk, aga Aliette mürki on müügil ka kiloses pakendis, siis tal ei ole küll seda Substrali nime siin peal. Ja see on siis nüüd mõeldud just niisuguste seenhaiguste ja ka bakterhaiguste tõrjeks ja profülaktikaks. Et kui nüüd tehakse profülaktikat, siis kindlasti tuleb alati lugeda pakendi tagumist külge, kus on siis kasutamisjuhend mürkide puhul kõikidel olemas. Et profülaktika puhul läheb teda 1 gramm liitri vee kohta ehk 10 grammi 10 liitri vee kohta, see on niisugune 2 triiki teelusikatäit. Aga kui meil nüüd tegu on haigusega, nii nagu siin on, siis tehakse tegelikult 3 korda kangem see lahus ehk läheb 3 grammi liitri vee kohta, et vastavalt sellele siis ka tuleb nüüd see lahus kangem ja pritsida kindlasti puu sisemus, kui on kõik need kollaseks läinud okkad ära korjatud ja ka pind seal all. Ja kui nüüd tõesti okaspuude pritsimisest on mürki sinna pritsipõhja alles jäänud, siis tegelikult oleks mõttekas profülaktiliselt ära töötada aias ka need kohad, kus teil kasvab kõrge kukekannus, aedfloks, monardad kindlasti, et kõik, mis nagu niisuguse ebajahu kaste käest kannatavad ja kui aias on pojengid, siis pojengide alune pinnas ka tuleks töödelda ära selle Aliette lahusega, siis see väldib nüüd natukene tal seda märga närbumist õbe ja ka elulõngad.